Miks me peame kasutama tefloni torude tihendamiseks? Tere, inseneeriemad! Täna lahendame ühe müsteeriumi, mis saadab paljusid meist, kui teemaks on torustik või mis tahes keermega ühendus. Miks me vajame seda valget või kollast teipi torude keermete peale? Kas oled kunagi olnud olukorras, kus kraan või ventiil lihtsalt ei lõpetanud tilkumist, isegi kui sa selle lõpuni kinni keerasid? Selle probleemi vastus paljudele peavaludele peitub ühes materjalis, mida me nimetame PTFE, kuid tuntum kui kuulus teflon lint. Aga mis täpselt teeb sellest lindist nii asendamatu komponendi, kui on vaja tagada täiuslikku tihendust hüdraulika ja pneumosüsteemides? Et hakata aru saama, peame esmalt hajutama müüdi, et torude keermeid suudavad iseenesest luua täiesti lekkekindla tihenduse. Tõde on see, et ükskõik kui hästi töödeldud need ka poleks, nii metallist kui ka PVC keermeid on mikroskoopiliste puudustega. Kujutage ette, et vaatate metallipinda ülivõimsa mikroskoobi all. Te näeksite tippe ja orge, väikeseid ebatasasusi, mis palja silmaga on nähtamatud. Kui keerate ühe detaili teise sisse, moodustavad need ebatäiuslikkused pisikesi radu, peaaegu nagu tunneleid, mille kaudu ained, olgu selleks vesi, gaas või õli, võivad surve all välja pääseda. Lisaks sellele ei ole keermete spiraalne kuju, kuigi see on loodud detailide tihedaks ühendamiseks, iseenesest tihendusmehhanism. See on mõeldud mehaanilise ühenduse loomiseks, mitte vedelike või gaaside läbipääsu tõkestamiseks. Siis tekib küsimus, kuidas me saame need tillukesed vahed täita ja tagada, et ühendus oleks täielikult tihendatud, vältides soovimatuid lekkeid. Just siin tulebki mängu tefloni geniaalsus. Või täpsemalt öeldes polütetrafluoroetüleen. Aga mis materjal see on ja millised omadused teevad selle keerme tihenduseks nii eriliseks? PTFE. See on sünteetiline polümeer, mis on tuntud oma uskumatult madala hõõrdeteguri, keemilise vastupidavuse ja mis kõige olulisem meie arutelu seisukohalt, oma võime poolest olla surve all painduv ja deformeeruv. Mõtle sellele nagu modelleerimissavile, mis on erakordselt õhuke ja sile. Kui sa keerad selle linditoru keermetele ja seejärel need kokku keerad, surub keeramise käigus tekkiv surve PTFE kokku. Ja see vormub täiuslikult kõigi nende mikroskoopiliste ebatasasuste järgi, mida mainisime. See täidab orud, ümbritseb tipud ja moodustab pideva ning ühtlase barjääri metallpindade vahele, kõrvaldades teed, mille kaudu vedelik võiks välja pääseda. Lisaks sellele, et ta täidab tühimikud, mängib tema kleepumisvastane ja madala hõõrdumisega olemus samuti olulist rolli. PTFE madala hõõrdumise omadus on tõeline trumbikaar paigaldajate jaoks. Aga kuidas see aitab tihendamisel? Kui teipi peale panna, libisevad keermed üksteise peal palju väiksema hõõrdumisega. See võimaldab sul ühendust tugevamalt kinni keerata, ehk siis suurema pöördemomendiga, ilma et oleks oht keermed ära rikkuda või osi kahjustada. Mida tugevamalt ühendust kinni keerata, seda rohkem PTFE deformeerub ja surutakse ebatasasustesse, mis tagab tõhusama ja kauakestama tihenduse. Lisaks on sellel antifriktsioonilisel omadusel veel üks praktiline ja sageli alahinnatud eelis. Lihtne lahtivõtmine. Kes poleks kunagi vaeva näinud ühenduse lahtikeeramisega, mis on aastaid kinni olnud, keermeid roostetanud või ajaga justkui kokku joodetud. PTFE toimib tahke määrdeainena, takistades metallidel omavahel otsesesse kontakti sattumast ja üksteise külge kleepumast, muutes hoolduse ja varuosade vahetamise tulevikus palju vähem töömahukaks protsessiks. See mitmekülgsus ei piirdu ainult selle täite ja määrde omadustega. Selle muljet avaldav keemiline vastupidavus on veel üks tegur, mis teeb sellest ideaalse valiku väga erinevateks rakendusteks. Kas oled kunagi mõelnud, kas sama teipi, mida kasutatakse koduses veevärgis, saab kasutada ka köögigaasi või teiste agressiivsemate kemikaadide puhul? Enamikel juhtudel on vastus jah. PTFE on praktiliselt inertne enamiku kemikaalide, hapete, lahustite ja leeliste suhtes.
mis tähendab, et see ei reageeri torudes voolavate ainetega. See on ülioluline selleks, et tagada tihendi terviklikkus ja vältida selle lagunemist aja jooksul, sõltumata sellest, mida transporditakse. Kujutage ette, milline katastroof oleks, kui keermeteip lahustuks teatud tüüpi gaasi või tööstusliku kemikaali toimel. Lekete tekkimine oleks vältimatu ja potentsiaalselt ohtlik. Selle võime taluda väga laia temperatuuri vahemikku, alates väga madalatest kuni väga kõrgete temperatuurideni. Aitab samuti kaasa selle laialdasele kasutamisele. Küttesüsteemides, jahutussüsteemides või tööstuskeskkondades, kus esinevad äärmuslikud temperatuuri kõikumised, säilitab PTFE oma tihendusomadused. Ei kõvene ega pehmene nii, et see võiks ühenduse terviklikkust ohustada. Aga kui on olemas ainult üks tefloni tüüp, siis miks me ikkagi näeme erinevat värvi teipe, nagu valge, kollane ja roosa? See on tavaline küsimus. Ja tõde on see, et keemiliselt on kõigi nende teipide alus PTFE. Erinevad värvid viitavad tavaliselt teibi paksusele ja soovitatavale kasutusalale, kuigi põhikoostisosa on sama. Näiteks, valge teip on kõige tavalisem ja mitmekülgsem. Seda kasutatakse vee jaoks ja üldistel eesmärkidel. Kollane teip on tavaliselt tihedam ja paksem. See on spetsiaalselt mõeldud gaasitorudele, propaanile, butaanile, maagaasile, kus tugevam tihendus on hädavajalik nende gaaside suurema lenduvuse tõttu. Roosat teipi saab omakorda kasutada joogivee jaoks või kõrgsurve rakendustes, pakkudes veelgi suuremat tihedust ja vastupidavust. Oluline on alati kontrollida tootja spetsifikatsiooni ja ainetüüpi, mida transporditakse, et tagada sobiva teibi kasutamine. Selleks, et kõiki neid omadusi maksimaalselt ära kasutada, on teibi õige paigaldamine ülioluline. Aga kas sa tead, kuidas teipi õigesti paigaldada, et tagada tõhus tihendus? Protsess on lihtne, kuid nõuab tähelepanu mõnedele detailidele. Kõigepealt veendu, et toru keermed oleksid puhtad ja kuivad. Seejärel hakka teipi keerama päripäeva, samas suunas, kuhu hakkad ühendust pingutama. See on väga oluline, sest kui sa keerad teipi vastupäeva, võib teip lahti tulla või koguneda, kui hakkad ühendust pingutama. Pöörete arv võib varieeruda, kuid tavaliselt piisab enamiku rakenduste jaoks 3-5 täispöördest, mis katavad kogu keermete ulatuse, mis puutub kokku vastastükiga. Eesmärk on luua ühtlane kiht, mis saab kokku suruda ja tihendada. Ühenduse pingutamine sobiva tööriistaga ja õige pöördemomendi rakendamine tagab, et lint täidab oma tihendusülesande tõhusalt. Kui oled siiani jõudnud ja sulle meeldis video, siis telli kanal ja pane kelluke tööle, et saada teavitusi. Ja kui leiad, et meie sisu on huvitav, kaalu liikmeks hakkamist, et aidata meil jätkata sisu loomist siin platvormil ning olla meie videotes meeles peetud. Ja kui oled uudishimulik ja tahad rohkem teada meie soovitatud kursuste kohta, siis skaneeri siin kõrval olev QR-kood või kasuta videokirjanduses olevat linki, et saada ligipääs mitmetele võimalustele arendada erinevaid oskusi, mis annavad sinu karjäärile eelise. Aga sina, kas sul on kunagi olnud probleeme leketega, mille lahendas Teflon lint? Kas teadsid kõiki neid põhjuseid, miks seda nii mitmekülgset materjali kasutada? Jäta oma kommentaarid siia alla, ma tahan kuulda sinu lugusid ja kogemusi. Siin kõrval on 2 huvitavat videot, mida sa pead kindlasti vaatama, et laiendada oma teadmisi ja rahuldada oma uudishimu. Ja kui sa tahad meid toetada, pane like, telli kanal, aktiveeri kelluke ja kaalu kanali liikmeks hakkamist. See ongi kõik insenerihuvilised. Suur kallistus ja kohtume järgmises videos.